Nii hästi, aga jätkame siis sellise praktilise poolega. Kui te mäletate kunagi sellist saadet nagu Kudumis lõngakera või mis iganes oli, kus tutvustate Kudumis, siis mul tunne, et ma olen selle saate juhtena, siis ma näitan teile, kuidas televisiooni vaheldusel siis kududa kampsunit näiteks. Aga olge siis hästi tähelepanekud, kellel on pardad olemas, siis olge ka proovige kaasa teha. Mul on teile näidata täna siis ma näitan teile kahte siis keelemudelit, mis on siis, või mida on võimalik siis, mida me siis nii-öelda hakkame siis teile siis demonstreerima täna siin, on siis, üks on siis OpenAI ChatGPT mudel ja mudelid ja siis teine on Google'i Gemini. Mõlemad on mul siin ilusti kenasti valmis pandud. Mul on Gemini mudelitest on mul kasutada siis nii-öelda 2.5 Flash, 2.5 Pro ja siis ChatGPT mudelitest on mul siin terve valik neid erinevaid minisid kuni O3-st ja igast erinevaid mudelitüüpe. Nii, mida ma teile näitan siis on see, et ma tutvustan teile, kuidas ma seda mudelit siis ise olen kasutanud. Nagu ma varasemalt teile rääkisin, siis tegelikult on see paljuski võib-olla rohkem teie enda nägu see, kuidas te selle mudeli enda jaoks nii-öelda tööle panete. Ehk kui me kujutame ette nüüd selle kinda kudumist või kampsuni kudumist, siis te ise valite, millist lõnga te kasutate, aga lõppkokkuvõttes on ikka kampsun valmiseks. Nii, aga ChatGPT, ma näen, et Käte Merien, kui ma küsin, kes on kasutanud seal ekraani taga, jah, teie olete kasutanud, aga ma näen, et seal teised on veel. Et siis ma proovin võimalikult rääkida niimoodi, et ta ei korda seda, mida te juba teate. Kui on tegemist juturobotiga, siin põhikoht, kus me räägime, kus me oleme, on siis selline vestlusaken, kuhu ma saan talle anda sisendi. Näiteks ma võin kirjutada talle, kui on vestlusrobot, siis ma saan kirjutada tere, siis ma vaatan, mis ta teeb. Ja näete, kui viisakalt ta vastab mulle. Tere, kuidas läheb, kuidas ma saan aidata. Nii, las ta praegu olla. Vaatame, kuidas Google reageerib sellele, kui ma kirjutan siia tere, siis vaatame, mida ta teeb. Nüüd ta natukese mõtleb. See on küll huvitav. Nii, ta veel mõtleb veel endiselt. Kuidas saan teid aidata? Tema on nagu viisakas. Veel viisakam, et ta küsib teid aidata. Nii, siis nii, see on nüüd see test, ütleme siis niimoodi, et kuidas ma ütlen, siis see on see testi aken. Kuidas me saame nagu seda sisend, kuhu ma saan selle nii-öelda see prompti, selle viiba, mis ma ütlesin. Kas te mäletate, mis need olid need komponendid seal? Oli see, et kui ma õpetajana tahan seda kasutada, siis ma kirjutan, et ma olen õpetaja see ja ma tahan, et endale teha, et sa teeksid mulle sellise asja või aitaksid mul luua sellise asja, nagu, mis aitab mul seda tundi nii-öelda tundi X. Ma ei hakka praegu rohkem näiteid tuua, mina tõin teile näiteks geograafia ja siis oli see dilemmad ja siis oli ka see, no nii, kuidas juba läks meelest ära, see muusika. No sellepärast muusika õpetama ei ole, sellepärast lähebki nagu see asja veits. Ahaa, ja see on nagu see koht, kus ma saan seda kirjutada. Ma näitan kohe selle ära ka. Selle näitaja geograafia tunnist, mida ma teile selle slaidi peal ka näitasin, see oli siis see viip, mis ma ütlesin talle. Olen geograafia õpetaja ja soovin, et aitaks mul koostada tunnikavad gümnaasiumi, näed, see mul trükiviga on see tunnikava gümnaasiumi geograafias. Maa teke ja areng teemale. See on õpilastele uus teema. Täpsustasin, et see on uus teema, nad pole seda varem õppinud. Ja sooviksin seekord mõnda uut ning kaasavat lähenemist kasutada. Ma varasemalt olen seda teemat teistmoodi teinud järelikult. Ideaalne oleks, kui sisse oleks põimitud ka digivahendite kasutamine. Seega, mida ma ka rõhutasin teile ka eelnevalt, et siin on see ütleme siis see digipädevuse komponent, eks? Et kuidas toetaks nende digipädevuste saavutamist. Ehk siis toetaks siis nii-öelda üldpädevuse. Ja ma panin siia ka sulgudesse sealhulgas tehisaru. Nii. Siis täpsustasin, et tehisaru võiks olla siis abiks mõne ülesande lahendamisele. Kindlasti lisaga tunni eesmärgid, nagu te slaidi pealt mäletate. Siis olid õpisisu ja õppetulemused. Tunni pikkus on 90 minutit ja see võiks olla jaotatud 3 ossa. Ja siis tema mulle tegi selle, et ta ütleb mulle, siin on 90 minutine tunnikava,
geograafiale, gümnaasiumile, maateki areng. Ja me hakkame siit vaatama siis. Siin on ta toonud õppesisu. Ma saan siit vaadata, millised teemad tegelikult on pädevad või aktuaalsed või mõistlik gümnaasiumi astmele anda. Mõned asjad võib-olla on liiga põhikoolilikud, et ei ole vaja neid asju sinna uuesti korrata. Ehk see tähendab, see nüüd on see koht, kus mina õpetajana tunnen oma õpilasi kõige paremini. Ma tean, kas neil on mõtet rääkida nendest teemadest ja kui aktuaalsed need teemad selle teema juures on käsitleda praegu sissejuhatusel. Võib-olla nende liiga palju siin. Siis ta toob ilusti välja õppetulemused. Ta küll kasutab õpitulemused, aga tegelikult jah, see polegi väga oluline siin, kas ta on nagu selles mõttes, kas kasutab õppetulemused või õpitulemused. Ja ta kirjutab mulle ära, mida siis teha, kasutab AI-d info kogumiseks ja võrdlemiseks kriitiliselt. Kui me nüüd sõnastusi vaatame, siis neid asju tuleks nagu natukese kohandada enda jaoks vähemalt, et kas ta on keeleliselt korrektne, et kas ta on eestikeelsest nagu lähtub eesti keele alustest. Siis ilusti sissejuhatus toob välja selle, et mida teha võiks. Eelhäälestus, teemad ilusti, mõistekaart tahvlile. Ütleb isegi ära, et see on 20 minutit aega selleks. Siis, ja tuletan meelde, et tunni pikkuse ma palusin tal teha siis 90 minutit. Siis järgneb siis rühmatöö koos AI kasutamisega. Siis on refleksioon, et vaadake, kui vahva sõna siin refleksioon ehk tagasivaade ja koos digiviktoriiniga. Muidugi digiviktoriin mulle tundub praegu hetkel natukese kummaline sõna siin, aga kui me vaatame, siis räägib siin Kahooti ja Quizise kasutamist. Nüüd jällegi see, et nüüd kui ma tean seda, et kas mu õpilased oskavad Kahooti kasutada, kas nad oskavad Quizist kasutada, tõenäoliselt gümnaasiumis ei ole see üldse probleem, aga lihtsalt on see, et võib-olla see Kahoot on juba liiga leerdatud, liiga palju on sellest nagu räägitud ja see on liiga palju kasutatud, see tekib seal miks. Nüüd on see koht, kus võib-olla tuleks midagi muud vaadata, näiteks mina võib-olla kasutaks Blickersit siin, aga okei. Siis on ta siin ka kodune ülesanne valikuline juurde pandud ja siis on kasutatud digivahend ilusti välja toodud, mida ta siis soovitab kasutada. Ta pakub siin siis ChatGPT-d ja Copilotit, mis on huvitav, ta seda ei paku. Nii, ja siis siin on nagu soovitab mulle, ta võib mulle ka slaidi mailid asjad teha ja Kahooti küsimused ei valmis teha. Jällegi see, et mida ma teile näitasin ka selle tagaside küsimuse juures, et ta on suuteline selle tegema. Aga õpetaja ülesanne on siis üle vaadata, kas see nagu läheb kokku selle teie eesmärkidega. Kas see on see, mida tegelikult tahate siis. Nii, ma teen nüüd väikese vangerduse. Ma võtan selle sama viiba siit, mis ma selle ChatGPT-le juba ülesandeks andsin ja viin selle Google'isse. Vaatan, mida Google sellega teeb. Kui ma panen selle, nüüd mul siin, võtame mingi. Nii, vahepeal tulevad siis asjad sisse siin. Nii, ma kopeerisin lihtsalt selle siia. Nii, nüüd ta natukese mõtleb ja ta teeb mulle selle asja ära. Ja tema teeb mulle siin variant 1 ajarändurid, toob ilusti tunni eesmärgid, õpi sisu, õppeprotsess on 90 minutiline, vaatame, kas ta siin räägib mulle ka sellest, et kui ta nüüd mäletada slaidi peal, siis tegelikult seal Google ütles mulle, et ta on 10. klass juba, siin ta praegu ei ütle midagi selle kohta, aga vaatame, kas see teine variant on. Ehk ühesõnaga ma saan detailsemalt sellise võrdlusmomendi siia sisse. Et see on nagu, ja vaadake, kui kiiresti see läks, et ma saan täpselt nagu oluliselt kiiremini selle asja valmis. Nüüd ma lihtsalt natuke pean lugema, vaatama, kas see haakub sellega, mida ma tegelikult nagu tahaksin näha. Mis siin aitab on see, et ma võtan selle, kopeerin selle endale näiteks Wordi, teen seal täiendused või muudan seda viipa siin. No ma ei tea, kas sa oskad mulle öelda, mida ma siia võiks lisada? Mida võiks siia lisada? Aga sa arvad, et rühmatöö. No okei, ma võin panna siia, et mingi tegevus võiks olla rühmatöö. See on hea mõte proovima. Kui ma kirjutan siia juurde, et mingi tegevus võiks olla rühmatööna. No nii, vaatame, mis ta siis teeb. Lisasin täienduse viipa. No, nüüd ta ütleb mulle, et loomulikult aitan hea meelega. See on suurepärane mõte, kiidab mind, eks sõna, et ta on ikkagi minu vestluskaasana siin selles tunnikava loomisel. Ja
tema nagu käitub nii, nagu teda on õpetatud. Ma mingi hetke pärast näitan ka, kuidas te saate ise sellise asja luua, kus te saate ise õpetada seda niimoodi käituma nii, nagu teie soovite. Põhimõtteliselt. Okei, ma võib-olla lubasin praegu liiga palju, päris nii ikka vist ei ole, et saate, et ta käitub täpselt nii, nagu teie soovite, aga põhimõtteliselt saate teda suunata. Nii, aga vaatame, kas ta siis, kus ta mul selle rühmatöö siin pani, siis loomulikult aitan teid meelega, suurepärane idee luua uusi ja kaasavad meetodid. No kiidab mind. Ühesõnaga, ma juba tunnen ennast hästi, sellepärast, et kui mind viimasel pole kiidetud, siis vähemalt chat ütles mulle, et ma olen väga tubli, et ma tahan, et neid asju et ma tahan muuta neid tunnikavasid nagu ja ka aitäh sulle selle rühmatöö mõtte eest. Kohe sain siit, näed, kohe tuli rühmatöö olemas. Näed, et ma sain selle juurde. Aga ma ei hakka seda siit nagu üksi pulki ette lugema. Siin on teemasid, siin näitab, loomulikult, kui see on Google, siis Google'i Slide Canva, slides, mida saab esitusena kasutada. Ja see on nagu selline ülevaade, mis siit tekib ühesõnaga. Ma saan terve selline tunnikava on olemas nii-öelda, mida saan kasutada. Digivahenditest ta soovitab siis Google'i otsingut, digitaalsed raamatukogud info leidmiseks. Tuletan meelde, mida ma tunni alguses rääkisime teiega. Digitaalne kirjaoskus, kust algas, või kirjaoskus laiemat raamatukogus, kuidas me infot otsisime. Ja see on tegelikult osa siis ka gümnaasiumi õpilaste üldpädevustest, see digipädevuse osa see, kuidas me infot otsime, kuidas me kriitiliselt hinname, et see on kõik nagu tegelikult sees. Ja see on nüüd see koht, kus te saate mõelda, et kuidas selle sama lihtsa maatekke selle teema sisse panna siis nii-öelda see digipädevuse õpetamine. Siis vaatame veel, mis põnevad siin on, siis uurimisraportid ka, et siin on nagu hästi palju asju, reaalselt muidugi mulle tundub praegu esmapilgul, kui ma selle täienduse tegin, et siis see natuke see võib-olla liiga mahukas, aga samas, kui te teate, et teie õpilased on võimelised või on valmis sellises mahus neid asju tegema, siis see on väga okei selles mõttes, et te saate seda rakendada täpselt niimoodi. Aga nagu ma ütlesin ka, et siis selles mõttes, et see on, ütleme siis nüüd on teil see nii-öelda plank olema või see materjal olemas, nüüd saate sellega nagu ümber käia, et siis saate siin kohandada neid asju ja nii edasi. Just. No ma ei tea, see vist ei ole hea näide, kui ma selle kampsuni toon siia sisse, et kampsunil on punased nööbid, aga tegelikult ma tahan musti nööpe, siis saate ju need nööbid välja vahetada. Et see kampsun nüüd sai valmis ühe nõksuga. Vaata vanasti seal lõngakeras võib-olla nii kiiresti ei käinud see valmis, aga telemaagiaga tehti see kindlasti ära kiiresti. Nii, see on nagu üks näide sellest, et kuidas, mida ma näitasin teile ka sellest nendes slaididest, kui me rääkisime sellest viipade asjadest. Nii, siis mida ma veel tegin? Siin on üks näide veel, see on see diiselautode dilemma küsimus. Siin oli see, et mul on plaanis korraldada dilemma probleemi lahendamine 11. klassi õpilastega. Ehk ütlesin, et 11. klassi, aga ma ei ütle muidugi, et ma õpetaja olen, et oleks võinud öelda siin, et ma olen siis loodusainet õpetaja või keeleõpetaja näiteks inglise keeles, seda ma oleks mõnda täpsustama. Teemaks on diiselautode kasutamine, kas need keelata või mitte. Aita luua lühike tunnitegevuste kirjeldus, mis õpilaste tunni alguses näitan. Ehk tegelikult ma tahtsin, et ta seal tunni alguses näitaks selle, et ma näitaksin tunni alguses selle tegevuse ette ja siis tuleb selline täpsem nii-öelda jaotus. Ehk me näeme siin, sest tegelikult nagu see keelemudel on suuteline genereerima sellise struktuuri, mille peale me saame ise oma tunni tegelikult siis üles ehitada või siis uuendada. Kui see vastab teie kriteeriumitele, siis te saate seda kohe siit kasutusele võtta või siis see, et natukese mugandate. Iseenesest praegu ma siin vaatan, siis rollide jagamine on täiesti okei, debatt, refleksioon, mida ma soovitan igal juhul see, et mida me sellest tunnist õpilastega mida õpilased sellest tunnist lisaks sellele, et me saime omandada uusi teadmisi, ka muud õppisime, näiteks mõne üldpädevuse osas või midagi sellist. Et mida järgmine kord teistmoodi teha seda ka õpetajana tegelikult siis, kui me tundi analüüsime. Nii, nüüd ma käisin läbi selle vestluse poole ja sidusin ära selle vestluse enda näidetega, mida ma varasemalt teile slaidide peal näitasin siis. Ma olen siin katsetanud õpipädevuste õpetamine või toetamine, siis ta on suuteline genereerima mul ka siin isegi
tabelite näol, aga mida ma siin teistmoodi tegin? Küsimus sellest, et mida pildil näed esiteks. See on üks vana pilt, mida ma kunagi kasutasin, ma mäletan magistritöös või magistri mingi aine esitlusel on nii-öelda scaffolding ja see on nii-öelda toetus selles mõttes, mitte ehituse mõttes, vaid see, et kuidas õpetaja toetab õpilast ja kuidas see aja jooksul see toetus väheneb, sest õpilane saab järjest tublimaks, et ta saab ise oma asjadega hakkama. Et meil ei ole seda toetust enam nii palju vaja. Ma küsisin, mida pildil näha. Muidugi ta räägib mulle siin, et pildil on kõrged metallist tellingud. Absoluutselt õige. Aga te võite nüüd mõelda, miks ta seda vastab, sellepärast, et minu see viip ei kõlba mitte kuskile. Mida ma pildil näen? Ma arvan, et ükskõik, kellel ma selle pildi ette panen, siis ta vastaks mulle samamoodi. Ütleks, et 3 musta kuju kuskil torni otsas teevad midagi. Aga tema vähemalt nii palju saab aru, et need on mingid tellingud, koosnevad püsttorudest, rist- ja diagonaaltugedest. No vaadake, fantastiline. Püsttorud, diagonaaltorud, need asjad ta leiab ka ülesse. Ja siis 2 eri platvormil seisavad 2 inimest, üks madalamal vasakul, teine kõrgemal paremal. Ehk ta on suuteline ka seda pilti kirjeldama. Aga tegelikult mul ei olnud mõte see, et hakkaks mulle seda pilti kirjeldama. Ja ma küsin ta käest, kuidas saaksin seda õpipädevust toetamiseks kasutada. Just toetamiseks. Et see pilt minu jaoks, miks ma selle pildi üles laadsin, et see nagu väljendab toetust. Ja nüüd on see, et kui ma mõtlen õpipädevuste või sellest üldpädevustest, võtan õpipädevuse, et kuidas ma õpetajana saaksin seda pilti ära kasutada seda, et toetada õpilaste õpipädevust. Ja millest ma täna rääkinud oleme, ongi see, et selle tehisintellekti nii-öelda sissetoomine ongi fookuseerituna see, et kuidas me õppimist toetame. Et see, et kuidas panna nagu üks lihtne pilt meie kasuks tööle selleks, et õpilane oleks toetatud ja tema õppimine oleks toetatud. Nii, no siis ta räägib mulle kirjeldusi. Kui ma pean tunnistama ausalt, et ma päris detaili pole seda ettepanekut kasutanud või lugenud läbi, et mida ta täpselt siin on, aga ta annab mulle siiski suuna kätte, et mida võiks teha. Aga ma ütlen veel kord, et see viip ei ole just maailma parim asi, aga see tegelikult annab mulle, tähendab näidisena teile täna, see sobib väga hästi. Jällegi, õpime halbadest näidetest, et ise paremini teha. Ja see, et ma panin seda pildi sisse, siis see töötab väga hästi. Nii, et kui me siin oleme selles ChatGPTs, vaatame siin sees veel, mis siin on. On see, et on siuke võimalus, et me saame võtta GPT-d ehk need mudelid, mis siin on. Ma loodan, et nüüd tehnoloogia alati on see, et kõik peaks töötama väga kiiresti, aga samas ei tööta ka. Aga no õnneks need mudelid tulid välja lahti. Ehk ma saan siit valida erinevaid mudeleid, mis on siis, mida ma saan ise luua siis. Siin on juba tehtud erinevad Write for me, Google Scholar, GPT, erinevad tüüpi need. Ja siin on mõned, mida me oleme siis siin tiihüppe raames loonud, et mida saab kasutada. Et need on sellised mudelid, mida me siit aktiveerime. Mis veel? Ma ütlen, et need on need, mis sa saad nii-öelda nagu raamatukogust valida, mis on need valmis asjad ja neid tuleb kogu aeg juurde. Neid tüüpe erinevaid fokuseeritult tuleb juurde. Aga mis on hea asi, et ma saan tegelikult luua neid ka ise. Kui ma võtan MyGPT-s, siis ma saan ise luua selle. Ja siin tegelikult on, ma saan kirjutada siin, tema praegu tahab mind aidata, mida ta tahaks teha, siis ma saan hakata kirjutama siia seda instruktsiooni selleks, et mida see mudel teha võiks. Ehk põhimõtteliselt ma saan teha enda GPT. Ma saan talle öelda, millisena ta käituma peaks, mis on tema ülesanne, kuidas ta peaks mind aitama. Ehk ma saan kirjutada siia juhendi selleks. Nii. Ja siis ma näiteks ühe asja veel, kui ma võtan selle uue chati siit lahti, ma saan teha ka seda, et ma saan seda, no kus ma saab siis, nüüd kadus ära mul see asi siit.
võtame mingi teise mudeli siit lahti ja võtame, kus on see AB Models, vaatame see O3 näiteks. Okei, no aga see vaat ei ole, et praegu lustis olla. Aga ma saan vaatame, kuidas ta teeb mulle pildi näiteks. Et mul oleks vaja mingi illustratsiooni, siis kirjutan talle, et vaatame, kas ta eesti keeles oskab seda teha. Joonista, kirjutan talle hästi viletsa selle joonista õun. Vaatame, kas ta oskab seda teha. Nii, vaatame, mis ta teeb. See on nüüd see koht või see võimalus, et kuidas paluda teha mingi illustratsioone. Et ma olen lasknud teha mõne õppematerjali, mis on veebis. Kuna ma aitasin teha mingil hetkel küberturvalisuse materjale, no vaadake, ilus õun tuli siit. Et see on nüüd õun, mida saab siis kasutada. Umbes selline. Nii, aga ma ütlen, et siin on hästi palju võimalusi ja selle lõngasaate käigus siin ei ole võimalik kõiki trikke teile näidata. Ei ole ka põhjust, seepärast, et meil on terve aasta aega neid erinevaid viise katsetada, teil endal proovida, meie käest nõu küsida, et kuidas kõige mõistlikum on seda mudelit kasutada. Ja nagu ma ütlesin, alustame sellest, et mis on selle eesmärk, kuidas see aitab teid kõige paremini. Nii, see oli ChatGPT, aga vaatame Geminit ka korraks. Me võtame siit selle Gemini selle lahti. Võime sama asja teha ka, et siin on Gemini puhul on nagu see, et Gemini mudeleid on mul siin praegu kasutada. Näiteks see Pro või võtame selle kiire. Nii, vaatame, kuidas tema teeb selle, et kas ta teeb mulle selle. Mulle üks huvitav asi oli see, et mida võib kasutada näiteks, et ma võin kirjutada, et koosta mulle põhjalik prompt. Nii, mille jaoks seda võiks teha? Prompt, nii, mille võiks olla? Ma mõtlesin seda välja. See prompt näiteks tsunami animatsiooni. Vaatame, mis ta teeb. Nii. Nüüd ta teeb mulle selle prompti valmis. Ehk ta teeb selle viiba valmis. Et ma ei hakanud seda ise välja mõtlema. Ja vaatame, mis ta nüüd teeb. Vaatame, kui ma selle kopeerin siit selle asja. Selle prompti, mis ta mulle tegi siin. Tsunami prompt. No nii, vaatame, mis ta teeb. Võtan ühe teise mudeli, võtame selle Pro. Jesus küll. Nii, tahtsin seda. Ja vaatame, mis ta nüüd teeb. Võt sellega läheb nüüd aega. Ja see on, kuna see animatsiooni tegemine, ma loodan, et see kõik õnnestub. Tavaliselt on ju niimoodi, et kui kaamera paneks käima, siis kõik asjad küll on internet jupsib või on tool kriuksub või hiirel saab patareid üheks või midagi sellist, nagu tavaliselt on. No, nagu näete, siin see koodijup tuleb. Ma ei tea, kas võib-olla mõni, kes seal kaamera taga, teisel pool kaamerat istub, et on suuteline selle asja kokku kirjutama, aga see käib päris kiiresti. No midagi siit nüüd tuli. Muidugi see, et nagu ma proovisin, tulen selle sama animatsiooni, selles mõttes, et see animatsioon, ma arvan, et kuna see prompt vajaks tegelikult täiendamist, et ma 100% ei ole rahul sellega, mis ta teeb, aga vaatame. Et ühesõnaga midagi siit toimub. Et ühesõnaga mingi animatsioon hakkab käima. Ma tsunami võtsin selle pärast, et teatavasti meil oli alles siin mõni aeg tagasi oli maavärin ja siis tuli tsunami, et lihtsalt seda muidugi see, ühesõnaga siin 3D mudel, aga praegu ei ole just nagu kõige paremini õnnestunud see
mudel. Kuigi ta nii animation complete, city, east ja west, okei, näed kuidagi väga halva lõpuga see. Aga noh, siin on põhimõtteliselt, kui hästi ette kujutada, siis siin on see olemas. Nii, aga proovime sama asja tegelikult siis teha ka siin. Vaatame, mis see siis teeb. Et kui ma panen siit mingisuguse teise mudeli, panen selle Pro, tasub teha. Please create me comprehensive. Okei, see on nagu väga halb, kui ma ei räägi teiega. Prompt, paneme siis Tsunami animation prompt. Nii, vaatame, kas ta teeb mulle. Ma kirjutasin nagu valesti ka seal, vabandust, kui on, nii ta teeb praegu mulle selle, ma loodan, et ta teeb ära selle. Et siis ma saan seda testida. Hetkel tuli siuke animatsioon siin Google'iga, aga see on nagu see prompt, mis tuleb selleks, et vaatame, see ChatGPT teeb. Et siis, ma ütlen selle viimaseks asjast ka, et siis me rohkem ei hulluta teie pead, sellepärast, et siin on nagu kindel see, et see kõik need asjad nüüd siin augustikuus või millal iganes te seda vaatate, korraga nagu omaks võtta on keeruline niikuinii, et tuleb ise proovida, ise mängida. Et nagu te näete, siis midagi katki ei lähe. Mina olen ühes tükis, mul arvuti on ühes tükis ja tuletõrje pole ka tulnud, et kärssam pole midagi läinud. Kui siis mu endal võib-olla aju on kärssam juba läinud, aga see on nagu nii. Nüüd ongi see, et nüüd ta teeb mulle seda prompti, ma vaatan, kas natuks läheb aega. Nii, nüüd oleks hea koht, kui oleks mingisugune vahepala, eks keegi laulab midagi või midagi, aga paraku seda ei ole. Ma lihtsalt vaatan korraks, kas keegi tahab midagi küsida vahepeal. Kui te praegu ei julge küsida, siis on võimalus meiega ühendust saada niikuinii. Tekib see nii-öelda eesmärk on see, et tekiks selline mõnus siuke tehisintellekti kultuur. No jah, natuks läheb veel aega. Muidugi selles mõttes praegu on hea vaikus, et nagu gümnaasiumitundides võib-olla on siuke vaikus, aga põhikoolis ei ole sellist vaikus, kui õpetajal mingi asi kuidagi nagu noored ütlevad läägab, et siis tegelikult leitakse mingi teine tegevus, aga kui kodus see valmis teha, siis on teil aega. Võib-olla ma andsin talle liiga kange ülesande, sellepärast, et ta praegu teeb seda põhjaliku Tsunami prompti, animatsiooni prompti, et kui ma ühe kord seda proovisin, siis ta tegi väga siukse asjaliku prompti või selle, animatsiooni võrdes selle, mis see Gemini minu selline soov oli. Ehk ma kasutasin tema enda oskust, võimet või siis võimalust seda, et see tehisintellekt teeb ise selle prompti valmis, et ma ei pea seda nagu kirjutama. Nii, aga nii kaua, kui ta teeb seda, siis me võime vaadata seda Tsunami animatsiooni siin, aga siin vist väga palju ei ole. No me saame aru, et siin on vesi, kuigi ma tahaks näha siin, et ta oleks tegelikult, et see oleks, see tseen juhtuks seal nende ookeani all, kui üks laama sukeldub teise alla, lükkab teda ülesse, siis sealt tekibki see nii-öelda vee tõusmine ja see vesi liigub siis nii-öelda edasi. Aga noh, olgem aus, et see näete siis, mingi asi siin tuli praegu. Vaatame, kas ta nüüd suudab mulle selle, nii, kas ta mulle pani selle
nii. No teate mis? Ma ei näita teile seda. Ma jätan selle teile koduseks ülesandeks ja proovige järgi. Kui keegi saab sellega hakkama, siis palun jagage. Sellepärast, et see on niisugune mõnus, te võite midagi muud animatsiooni teha. Et animatsioon on selline hea ülesanne selleks, et panna oma loovus tööle. Igal juhul see oli väga põgus ülevaade nendest kahest OpenAI ja Google'i pakutud Gemini mudelist, et mina julgustan kasutama, proovima vähemalt neid, et millised need võimalused on ja pange need asjad enda kasuks tööle. Aitäh teile!